Ilusti kenasti. Oi küll. Right now. Tell me who you are, get in the car. Right now. It's okay. Holy mother of God. Wow. Oh joo. Kell on 6:20 midagi. Või on 5:20. To be honest, I do have no idea. Ma teen kiiresti talle. Võiksid ka säppa kiiresti. Vuba. Siis parem ajama. Tere hommikust, kell on 6:59. Yes! On õnneks. Niiviisi, hommikul te mitte mingisugust konteksti saanud, mis päev tegelikult täna on. Minu jaoks neljapäev. Veel on jäänud üks päev üle elada seda tugevat päeva. Ja kui me siin juba uue teemadel oleme, siis me peame midagi üles tunnistama ka. Nimelt, ma pole üldsegi jooksnud sel nädalal. See on natukene kurb. Kas keegi üldse jooksebki siin? Kass. Kass on siin. Oota, kohe naaseme tagasi selle juurde. Lõppude lõpuks kodune. Tunduks nagu mul oleks selja taga terve pikk päev juba, aga tegelikult mul on selja taga väga pikk nädal. See iga päev hommikul niivõrd vara üles ärgata ja siis raadiosse sõita ja seal kohe olla niisugune mingi hei, hoo! Tõmbab sust kõik välja, nii et on lihtsalt keskpäevase näppi. Tervist, oleme tankimas tagasi. Seekord siis nüüd Eestis jällegi vaatame siin. Tore on olla tagasi Eestis. On ju olla tore tagasi Eestis. Niiviisi. Märkamatult ongi kätte jõudnud teine päev. Vahepeal ma olin siin, jällegi käisin Mahit siis oma hommikust tööotsa tegemas. Nüüd on selleks nädalaks see asi meil läbi ja rohkem seda tegema ei pea. Ma ei saa seda reedel jälle ülesse. Aga ma jätsin selleks, et see continuity säiliks. Ma jätsin endale selle sama outfiti selga. Väikene niisugune PewDiePie vibe on. Habet pole ka veel ära jäänud. Aga nüüd me lähme võtame Bella kaasa. Sõidame kaugele kuskile. Põhimõtteliselt Tallinnast välja castingule. Ei, see ei ole nüüd selline casting nagu te teate, nagu vaata, kui te kirjutate sinna teistesse haabidesse sisse. Igal juhul, kõik on ikka veel sellest tagasitulekust nii segamini. Tšikki on nii lihtne mängida. Ole vait, seda sinu venda on palju lihtsam mängida. See, et ta sinusugune nagu niisugune mingi lumehelbekene ei tähenda, et see nagu... Flegma, mina on ka flegma. Ja mis... Sa filmid. Sa filmid. Jõudsime kohale. Liinal oli terve siis. Mul on ka terve siis. Mõlemal on püksis. Liina on neid castingut teinud palju. No, 1 hour later. Olukord on järgmine. Ma ikka veel värisen sellest, sest ma pidin seda kõike nüüd selle koha peal tegema ja mõtlema ja ma isegi pidin karjuma Liina peale korraks seal. Ma veel ei ütle teile, kus kohas, mismoodi me oleme, aga ütleme siis niimoodi, et rolli me saime. Hetkel, loomulikult, kui me läheme kohale ja ma koha peal ei suuda deliverdada, siis öeldi, et kui on väga cringe, ma ütlesin ka, et lihtsalt tõmmake meid maha. Kui me rohkem sellest kunagi ei räägi, siis teadke, et oli väga cringe ja mitte kunagi seda kuskil ei tule. Mul on juba pühapäeval võte. Ma ei jõudnud kojugi ausalt öeldes. Siis juba öeldakse, et hei, kas on pühapäeval, on sul võimalus tulla? Ma tahan nüüd kuidagi ennast maha laadida. Ma teen lihtsalt paar mängu lolli nüüd. Kuidas Marti iga asja peale avaldus. Ma tegin ühe lõike vlogis ära. Ma pean ennast kuidagi maha laadima. Ma nüüd teen nagu paar mängu liigi. Üks läheb, teine tuleb. Nii, ja nüüd me saime Roode podcaster. Päris mitte endale, me saame proovida lihtsalt seda. Mis tähendab, et me saame naasta podcastide juurde, Liina. Ma olen teinud 25 aastat saateid. Saad aru, ja minu jaoks on see Apexi onboard protsessor, mis teeb selle mikri soundi siukseks, et suure ära raisk. Mine kui hästi, vabandust, mul vlogib ka veel. Holy shit, Liina, sa tahad seda kuulda. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See kõlas nagu Raadio 2. Nii veide. Ma tean, sa raudselt rääkid juba. Maantöö. Igal juhul, esimene podcast sai ka nüüd tehtud selle vahva jubinaga. Ütlen ausalt, kõlab palju paremini, saate ilmselt all lingilt kuulata ka seda. Nüüd on nagu teine probleem. Ma olen siin terve eilse õhtu jauranud selle tekstiga, üritanud seda pähe tuupida. No näitlejat ei saa minust mitte kunagi. Nagu niisugune, mitte suur, vaid kerge nagu ärevus selles, et ma vean kedagi alt, sest ma tean, et neil on terve päev filmimisi seal. Ja nüüd, kui ma tulen sisse ja ma keeran kõik pekki, sest et kõik on veel niisugusel väiksel viimasel vindil ka, kuna üks noor tütarlaps seal hakkab poolduma. Mul on nagu see närvilisus on kadunud üldsegi maailmast või sellist nagu närvilisust mul pole. Ma lähen ilmselt sellel hetkel seal närvi väga. Praegust ma närvis ei ole, praegust ma olen lihtsalt selline, et nagu, kas ma saan sellega hakkama? Ma olen niisugune, endas on väga suur kahtlus. Aga sellegi poolest ma surun ennast läbi sellest ja mis ka ei saaks, ma lihtsalt proovin seda. Ja isegi kui saadetakse mind sealt setilt minema, võtan selle kaotuse vastu, aga vähemalt ma olen teinud endast kõik. Kui nagu enne ma ütlesin siinkohal, et mul mitte mingisugust närvi pole nüüd jällegi taaskord läbi lugedes kõiki neid tekste, mul hakkab seest niimoodi vastikult soe,
õõnes, me sõidame lähemale ja ma kujutan ennast või visualiseerin ette ennast selles hetkes, kus ma seal olen, siis ma olen niisugune, no ma ütlen, niisugune vaikselt hakkab kohale jõudma see rambipalavik, vist on selle asja nimi. Ja mis on kõige parem selle asja juures, mul ketrab peas üks asi. Nimelt, ma ei ole päris kindel, kas ma pean seal paljalt olema, sest siin on kirjutatud sisse, et filmitakse selja tagant ja ma lasen ühe asja eest ära. Juba hakkan nii närvi minema, et ei suuda mitte midagi siin teha. Igal juhul me jõudsime nüüd kohale, ma ei tea, kas mul on külm või see on see kohvi, mida ma olen selline inimene, kes alati ütleb, et kui tuleb mingisugune pakkumine, siis ma alati, muidugi võiks vastu võtta, loomulikult teeme, mis sest, et ma võib-olla ei tea sellest mitte midagi, kuidas teha seda, aga sellegipoolest ma olen, lähme, teeme ja paneme ennast proovile. Ja iga kord, kui ma saan nagu sellesse olukorda sisse ennast, siis ma olen, mis sul viga oli, et sa selle vastu võtsid, kas sa oled idioot, miks sa teed endaga niimoodi? Kui ma ei oleks neid asju teinud ja proovin kõik asju, siis ma poleks teada saanudki, et mis mulle meeldib teha, milles ma hea olen ja tänu sellele ma olengi siin. Liina näiteks muideks siin tahtis mitu korda seda asja ära öelda, ütles, et tema seda ei tee, aga kuna mina kõrval olin selline niisugune davai, lähme, teeme ja proovime, siis ta oli ka, et okei, ma siis panen ka ennast proovile, oleme ausad. Liinal tuleb see kindlasti palju paremini välja, mina olen lihtsalt hulljulge tüüp, kes hüppab pea ees vette. Seda ma ei tee enam. Väikse lapsena ma olin igal pool tõesti panin peakat. Teie ka, ärge hüppake teadmatus vees vette. Aga nagu kui me räägime nagu niukses nagu piltlikus või kujundlikus võttes, siis alati pange ennast proovile. Kas teil on ka kurdi kogu aeg mingisugune jalad harkis, kui te kõnnite? Ma olen hiilin, vaata, mis siin tegelikult tehakse. Oi, tšau! Tere! Tšau! Kergelt närvis, tervist. Ära ole. Minu karakter võib küll olla niisugune natukene. Mina olen ka täiega närvis. Olete? Miks? Ma saan aru, et sina oled närvis. Mina olen täiega närvis, jah. Nagu näha, siis ma ei ole ainuke, kes on närvis. Kõik on närvis. Kõigil on närvis puntras. Liina on ainuke, kellel on täna siin chill. Jah. Full nude siin all. Oota, sul ei ole mingit mantlit. Ta ei ole ju palju. Jah, kas peab? Ta ei pea vist. Kas ma läigin või ei läigi? Mina pean küll üles tuleb, jah? Tantsu vähe. Esimene stseen on tehtud, täitsa nagu vahva ja nagu ma ei tea, Liina oskab äkki kommenteerida, kuidas oli? Täitsa vahva oli. Vahva oli, jah? Jah. Oled sa ise ka valmis selleks või? Ei. Miks mitte? Mis sa loobid seda kaamerat? Ma võin selle kaameraga teha, mis ma tahan. Okei. Nii, aga oled ise valmis ka või? Nii. Sa oled peas? Ma ei ole näinudki enda tekste veel. Sul on nii suur nina. Wow. Kõik jah? Vahva? Laave mida pole üle. Nagu näha, siis juuksed ei allu mulle enam mitte kuidagi moodi pärast seda, aga kuidas ma siin kõiki neid sassi ajasin, aga näed, nagu ma eelnevalt juba mainisin, tuleb kõik asjad ära proovida, sest et vastasel juhul sa ei teagi, kui tore sul tegelikult mingid asjadega olla võib. Ja loomulikult, üks asi, miks tuleb veel kõik ära proovida, on see, et saadagi siis aru, kas mingi asi sobib sulle või see on võib-olla isegi midagi, mida sa tahaksid elu lõpuni näiteks teha, või siis, et väärtustada just neid inimesi, kes seda igapäevaselt teevad ja sellesse niivõrd suure hinge ja kõik oma aja panustavad. Kui sina tahad midagi uut proovida, siis seal all vaata. Seal on see subscribe'i nupp, vajuta seda, sest minu sa tea, jälle millal siia uus video tuleb. Nagu näha, ootamatud väljakutsed lükkasid meil natukene tänase selle schedule'i sassi, sellepärast ma ei ütlegi teile, millal me järgmine kord näeme, vaid ma ütlen, me näeme kohe varsti järgmises videos. Auf Wiedersehen, tschüss, bye!